sellepärast, et on vaja Rootsis käia ja Lätis ka vahel. Aastas 4-5 korda võib-olla, kuus võib-olla. Kõigil autodel, mille rattad all on öeldi, et pannakse sisse, et nende kass 53-le võib-olla annab ka panna. Tuhat 1997, aga ta veel teeb tööd küll. Ma arvan, et on töökindlam kui mingi 15 aastat uuem auto. Neid motomeetri meerikuid on väga vähe kasutusel. Muuseumi eksponaat, noh. Jah, see niisugune väga huvitavalt käib. See siis ongi või? Selline kobakas ta ongi, jah. Motomeeter. Puus on palju väiksem ja kompaktsem. LED-idega. Mis siin juurde tuleb siis? Et selle meerikud tuleb juurde siis 2 juhet, A ja B pistiku juhet ja kellade plokk. See katab siis need vanad nupuaugud ära? See katab ilusti kõik selle ära, mis siin ennem kõik oli. Ja jääb täiesti ilus vaatepilt. Kohale sõita ei maksa midagi, kõik on hinna sees. Midagi lisanduvat ei tule. Kas see on nüüd see nupp, millega saab sõidumeeriku sõitmise ajal puhkepausi peale lülitada? Kas te panete juba, paigaldate juba neid ka kohe lisavarustusega? Ei. Ei ole? See ei ole see nupp. Kahju. Kuhu see meerik siis läheb? Meerik läheb mugavasse kohta armatuuri, et oleks hea vaadata. Täitsa seal sobiv koht olemas? Jah, täpselt juhile silmadel hea vaadata. Ega see auto, ta osutab ikka vastupanu ka. Kui ikkagi mingi Smart 2 digitaalne sõidumeerik siia pannakse, siis ta ei taha, et seda pannakse. See on vale. Eurodirektiivid tulevad. Lisaks paigaldame veel DSRC mooduli, mis on lähivälja moodul, mille kaudu siis politsei saab auto kõrval sõita ja meerikust andmeid alla lugeda. Muidugi mugav. Väga hea. Jah, ma ei pidanud oma päeva ära raiskama. Väga hea. Kaks professionaal tegutseb. Et selle autoga ma nii ära harjunud, et me juba 11 mõistame ja ma ei taha teda vahetada. Vaata, ta on ju suht vana ja roostet ju ei paista kuskilt. Aga praegu vaatad siin 15-20 aastat uuemad autod, rooste juba tuleb, aga no, ma arvan, ta kestab minul pensionini välja. Üle 20 aasta. Ja Hollandist tõime. Ja 1 500 000 saab varsti sõidetud. No, ta sõidab veel. Õliga ei tohi kooneda.
kellaplokk on ilusti koos, rohkem siin taga midagi tegema ei pea. Selle saame tagasi paigaldada. Aega on hetkeks kulunud umbes tund. Jääbki ainult meeriku taatlemine. See on siis Stonebridge'is Mark 2. Ja nüüd on see käes. Ja mis nüüd? Ei, seal tuleb natuke selgeks teha, kes ta on. Et siin tuleb programmeerida ikkagi, et lihtsalt sahtlisse meeriku panemisest ei aita. Sa oled ikka põline autode mees, on ju? No ma ei tea, kui põline, aga On see tehnika on veres? no eks jah, kui ma olin siuke, ikka käin kooliski, siis isa juures käin autobaasis, isa oli. Õli on veres. Õli on veres. ja Bensko ja kõik. Kuidas tundub? Praegu tundub, et kõik töötab väga hästi. Kõik sairid töötavad, tuled põlevad. Äidikud on korras. Ongi tehtud. Nii ta valmis ongi. Palju aega läks? 2 tundi. Pole paha. Asi korras, väga hea. Aga nüüd ega ma ju ei tea, mis ma tegema pean sellega. Ma pole näinudki seda, esimest korda. Ma ei ole kunagi kaardiautoga sõitnud. Juhi kaart, õige asi. Kus see siis digimeerik on? No kus ma tean, raadio on siin, see on üks uus asi siin. See on uus asi. Jah, olen siin enne näinud. Vaata kui ilus. On küll. On ju? Jah. Nagu uus. No, jah. Auto on Raadio tuleks ka nüüd välja vahetada, see kuidagi nagu natukene... See raadio ei sobi enam. Ei sobi. Aga ma õpetan siin natukene ka. Kui sa tahad luuki lahti saada, on ju seda pesa. Sina pead panema kogu aeg, kui sa sõidad esimesse kaardipessa, siia vasakpoolsesse. Ja lahti saad sa niimoodi, et see nupp, kui sa korraks vajutad, siis on võimalik panna neid sümboleid ekraanil. No, neid ma olen õppinud. Et neid sa tead. Ja neid sa õpetasid. Ja kui sul on vaja siis seda sahtlit lahti, hoiad siin 1, 2 ja plaks tuli lahti. No proovi. Pane. Hoia peal. 1, 2. Tuli lahti, kõik õige. Aga kas ma tõmban teda väljapoole? Ei tõmba. Väljapoole ei tõmba, sellepärast, et ta ei tule. Ja siin vaata, all on niisugune asi ka, et kui sa tahad pärast kätte saada kaarti, siis sa paned lihtsalt näpu siit alt ja tõstad. Rohkem siia edasi ei tule. Selge. Ja kus see jääb? Kiip jääb alla üles. Alati ülespoole. Ja kiip jääb alati ettepoole. Täpselt nii, nagu praegu on. Just. Paned sisse niimoodi. Suruda sinna serva taha. Serva taha, jah? Nii läks. Nii, ilus. Ja lükkan. Ja nüüd lükkad sisse. Nii, tere. Nüüd jääd jälgima seda, mis ta sealt ütleb. Puhkus kuni praeguseni. Pane jah.
see on kõige lihtsam jälle, jah. Alustamise riik. Eesti. Eesti. Okei peale. Okei. Trükin sissekanded ei, ehk siis okei. Jaa. Kinnitan sissekanded. Jah. Okei. Juhtimiseks valmis. Ja nüüd, kui sul hakkab päev, siis sa näed siin oma tegevust. See praegu on valmisoleku aeg, aga lülita siit nüüd vaikselt vajutades niimoodi, korraks vajutades, pane sinna haamrid. Üks, nii, haamrid tulid. Nii tulid. Ja nüüd sa näed haamrid. Jaa. Nii, ja nüüd hommikul, kui alustad tööpäeva, tuleb ka väike ring autole peale teha, et auto oleks korras, haamrite peal. Aga kui sõitma hakkan, siis jääbki haamrite peale. Kui sõitma jääb, siis ongi niimoodi, jah. Ja kui teen nüüd pausi, puhka aeg. Mis on üks suur miinus asjal? Pane korraks süüde sisse. Pane lihtsalt süüde sisse. Number 1 juures, sinu tegevuste juures on praegu haamerid. Jah. Võta nüüd süüde välja. Ja vaata, ta läks voodi peale. See on suur oht. Et kui sa lähed näiteks tankima ja võtad süüte välja, siis uuemad sõidumeerikud lähevad kõik voodi peale. Ja sina pead ise nüüd lülitama number 1 klahvist haamri peale uuesti. Et number 1 klahv endiselt töötab. Üks ja veel ühe korra. Veel. See on siis nagu dokumendid. Täpselt. Ja nüüd sa ei tohi ära unustada, lähed tankima. Või kui sa koormad peale lähed, siis sama asi. Süüte välja võtmisel läheb alati voodi peale. Ja see on üks suur oht. Kui sa ära unustad, tuleb politsei ja teeb trahvi. Tema ei mõista, et sa kogemata unustasid. Tema arvab, et sa tahad petta. Ta arvab, et sa tahad oma pausi kätte saada, isegi siis, kui sul seda vaja pole. Kui ta vaatab, et sul on tankimise või laadimise ajal voodi. Mul on endal see pidevalt ära ununenud. See ei tähenda seda, et ma olen tahtnud petta. Aga ega nemad sellest aru ei saa. Teine asi on nüüd, järgmine asi on menüü kasutamine. Ehk siis, kui sa vajutad siia okei, avaneb menüü. Kui sa tahad trükkida, lähed sinna sisse okeiga. Aga kui sa tahad liikuda siit kuskile mujale, tegevuste kohta peale, siis liigud siin niimoodi. Info. Hästi oluline on see, et kui... Ja kõik on eesti keeles. Kõik on eesti keeles ilusti. Hästi oluline on see, et kui sa nüüd saad oma ettevõtte kaardi kätte, siis sa paned selle ettevõtte kaardi sisse ja paned sõidumeeriku lukku. See tuleb lukustusprotsess, toimub automaatselt. Kui seda peale ei ole lukustust, siis välismaa võib sellest saada väga suure trahvi. Et kui sa saad sisse, siis paned seal ükstapuha millisesse pessa ja asi klaar. Ühesõnaga, selle kohta mul üks video ka, ma võib-olla saadan sulle meili peale. Lähme korraks teeme tiiru väikse. Kui sa paned käima masina, siis praegu läks jälle pausi peale igavene nõme. Kuidagi nagu, korraks süüde katkes. Korraks läks süüde uuesti välja katkes. Ja nüüd ma panen ta siia töö aja peale. Number 1 klahv. Number 1. Number 1 korraks. Veel. Või hakka nüüd sõitma või liikuma, siis avaneb Stouritsil planeerimissüsteem, mis on suurepärane asi. Vaata, kedagi ei ole kuskil. Vaata, Meerikus käivitus planeerimissüsteem. Kettaga sul seda ei olnud. Aga see praegu on, sellepärast, et see on nüüd see planeerimissüsteem, mis ütleb sulle need kõik ketta. Sa tead, et 4,5 tundi on sul sõita. On ju? Ja paus 45 minutit. Ja kui sa teed 15 minutit vahepeal pausi, siis ta näitab, et sul on siis 30 minutit teha. Ta hakkab kõike sulle ette näitama. Ja sa näed, et kui palju sul on sõiduaega veel järgi. 1 minut juba läks ära. Nii et see on selline planeerimissüsteem, mis aitab sul vältida töö ja puhka rikkumisi. Ta aitab sind julmalt. Kui kaart on sees, ööseks jääb sisse, siis pead sa riigi sümboli ka vajutama. Vaat seal on need digimeerikud. Aga muidu nagu võiks jääda, jah? Jaa, kaart võib jääda sisse ka, et sellest ei ole midagi hullu. No kuidas tunne on, et nüüd on digitaalne sõidumeerik. Teine tunne kohe. On ju? Joo.
kas nüüd parem tunne on, aga kuidagi nagu tunne on teine. Rahakott läks kergemaks natuke, jah. Natuke uuem siin. Ja. Pinin tuli juurde ja Pinin tuli, suuna tuleb, juks on ka teine. Nii et hoopis teine asi. Ja selle võib siis nüüd välja visata. Selle paned arhiivi. Ja. Kurat, just ostsin alles uue paki. Paari ketast ära võetud. Siis alati ja meeles seesama, et oleks puhkaja peale. Kui sul hakkab puhkajaks... Ja, siis on kõik korras. Vajutada ei ole vaja. Jaa, aga kui ma tahan nüüd, et jääb siis okei peale. Jah, isegi pole vaja. Ei, ja ma ütlen, kui ma tahan, et oleks, kui tankima läheks nüüd. Kui tankima, siis number 1 klahvi. Number 1, jah. Number 1 on tegevuste klahv. Last olla. Jah. Ja. Ei, see on loogiline. Võta korda kaart välja. Vajuta number 1 klahvi peale, hoia pidevalt. Ja. 1, 2, hoia veel. Nii. Mis ei tule? Ta küsib lõpetamise riik. Eesti, okei. Sa võid panna okei. Kaardi väljastamine. Nüüd siia. Oota, nüüd tuli. Nüüd näpp alt sealt kaardi peale. Niimoodi. Saadki ta kätte. Ja saagi kätte. No nii. Vot nii. Kruvikeeraga urgitsema ei tasu hakata. Ja kui on politsei kontroll, siis kas ta küsib sinu käest kaarti või laeb siit andmed alla, aga politsei kontroll pea meeles on alati haamrid. Kui politsei kontroll tekib, ta peab sind kinni. Ma isegi tean seda. Sa võtad süüte välja. Ja kohe nasin tuksis. Ja vaata, ja üks asi veel, kui räägin sulle sellega ära, oletame, et praegu ongi politsei kontroll. Siis pean siia ühe peale vajutama. Isegi praegu ei ole see tähtis, siis kaart on väljas. No jah. Ta ei toimi siis. Oletame, et politsei võttis kaardi välja või sa andsid talle. Ja nüüd pane see kaart korra tagasi, aga üks küsimus on Stouritsil alati puhkus kuni praeguseni, ta küsib. Käsitsi kanded. Politsei kontroll ei ole puhkus kuni praeguseni, vaid seal tuleb vajutada ei ja käsitsi kanneta märkida see aeg haamriteks. Teeme sellega korra läbi. Teeme, jah. Ehk siis pane korraks kaart uuesti sisse. Nüüd läheb juba keeruliseks. Ja, see on juba samm edasi, nagu ütleme nii. Aga väga oluline asi. Lükkad kaardi sisse. Tere. Nüüd ütleb tere. Nüüd panen sisse. Vaata nii. Nüüd ta küsib su käest kohe puhkus kuni praeguseni, aga ära vajuta okeid, vajuta noolega ei. Seda? Vajuta nool alla. Äien alla? Jah. Ja vajuta okei. Soovid käsid sisestada? Jah. Okei. Vajuta sinna nüüd haamrit. Ei, noole abil. Noole abil. Siia? Jah. Veel. Kuni tuleb haamrit. Vot nüüd tuli. Nüüd kinnita see ära. Okei. Kinnita okei. Vasakul sa näed, millal sa võtsid kaardi välja ja nüüd sa näed, millal sa panid kaardi sisse. Kinnita ära okeiga, kuupäev. 1. aprill. Okei. Lihtsalt kinnita ära. Kinnita kellaaeg ära. Okei. Minutit kinnita ära. Okei. Trükin sissekanded, ei ole vaja. Okei. Kinnitan sissekanded, jah. Juhtimiseks valmis. Nüüd ei ole vaja. Ja kui nüüd töö läheb edasi või sa jääb midagi veel sinna tegema, pead jälgima. Ai, sul on voodid, pane haamriteks. Üks. Numberi, võt sealt, vajuta veel, nii kaua kui tuleb haamrit. Läks üle. Läks üle, pane veel. Okei. Niimoodi siis hakkabki see mäng selle sõidumeerikuga. Ei, seda küll harjub ära, aga praegu ausalt öelda 10 minuti pärast ma ei mäleta midagi. Küll ma ära harjun. Just harjud ära ja alati saad küsida. Jah. On ju? Ja... Et ta nüüd nii ei ole, et no kohe lampi niimoodi väga lihtne oleks, et noh, siin on nii palju sukast unustamist ja sul on ju, kui sul on veel mõtted mujal, no... Eriti, kui sa oled kettaga sõitnud kogu. No jah, mul ei ole mingit muret ja käis siit pliks. Aga sul on olemas autosert alati abiks. No jah, siis on hästi. Aga ei, mul igal kui ma käisin laadimas ja ma arvan, et seda ma olin üks tublimaid selle töö- ja puhkaja keerajaid. Noh, ma pidevalt käisin. Noh, kui ma
istusid autost, mõnulasid, puhkasid. Noh, panin jälle puhka peale ja kui ma ikka käisin väravaid või uksi lahti tegemas, neid tagaluuke, panin töö peale, nii kui peab. Nii kui peab, tubli, väga tubli. Aga mis nüüd sellest saab? Ma selle kingin sulle. Arvad? Jah, kui ta veel läheb siukse toreda koha peale ka veel. Läheb... Ausalt, ma olen pidevalt möönud, et oma lastelaste ja poistega Järva-Jaani minna vaatama neid aga see muuseumisse. lähebki Järva-Jaani muuseumisse? No, ja siis ongi põhjus minna, et vaadata omad. Aga nüüd siis on Smart 2 on sul auto peal, aga kõige tähtsam siin juures ei ole mitte see tehnika ega Smart 2 ega Smart 1 ega Smart 3, vaid kõige tähtsam on Smart Uno. Uno Smart ehk siis autojuht, kui sina pead olema tehnikast targem. Ja Ameerikud on sellised, mis vajavad õppimist. No jah. Midagi teha pole. Et siin on see, et lõpuni usaldada ei saa. Tänapäeva Ameerikud on väga head. Planeerimissüsteem on suurepärane. Laevamärgi sisestamine on seal veel ja need asjad on... Ja seda peab ka täpselt üle vaatama. Sest laeva peal ma käin ja see kettal ei olnud mingit laevas. Jah, Smart Uno on see märksõna. Jah. Mõnusat. Mõnusat. Aga aitäh sulle koolituse eest. Tulen siis varsti jälle sujuda kooli. Paneme selle ka Ameeriku peale. Jah. Aga siin on sulle ka ühe autobaasi mehe raamat. Kuule. See on Rein Keskküla, ma ei tea, me olin väga hästi teame sõjavastaga koos. Ongi nii või? No täpselt tema nägu siin. Ehk siis ta kirjutas... Ei, ta oli siuke tore võistma, täitsa jah. Koos olime nõukogude seal armees. Ta kirjutas, võib-olla on sinus ka see kirjutatud midagi. Äkki ongi. Jaa. Lastele seda anda. Elkurid. Võt, kui tore. Elkurid. Ja muidugi kõige tähtsam asi autojuhile. Tead, mul on see olemas. No jah, aga... Ja täitsa töötab. Nüüd on juba, ma arvan, üle 5 aasta. 7 aastat, 7,5 aastat. Töötab ja ma kasutan seda. Nüüd jääb tagavaraks. Nii et varustus jälle olemas ja äge. No, nägemist. Okay. Ja täiega.